Mina olen Külli Erlang ja töötan naistearstina Ida-Tallinna Keskhaiglas ja olen ühtlasi ka naistenõuandla juhataja. Täna räägime emakakaelavähist ja selle ennetamisest. Emakakaelavähk on pahaloomuline kasvaja, mis saab alguse emakakaelarakkudest ja on jätkuvalt väga tõsine probleem. 2022 aastal haigestus maailmas üle 600 000 naise ja 350 000 naist suri. Ka Eestis haigestub igal aastal umbes 120 kuni 150 naist ja igal aastal umbes 60 naist sureb. Mis on äärmiselt kurb, on see, et Eestis on haigestumine emakakaelavähki 4 korda kõrgem kui Soomes. Ja mis on veel hästi kurb Eestis, on see, et väga sageli, kui me diagnoosime emakakaelavähi, siis on see juba kaugele arenenud kasvaja. Mis põhjustab emakakaelavähki? Praktiliselt kõik emakakaelavähid põhjustab HPV ehk inimese papilloomiviirus. HPV-l on väga palju erinevaid tüvesid, üle 200, ja nendest osad on siis emakakaelavähi suhtes kõrge riskiga. Kõige kõrgema vähiriskiga on HPV-16 ja HPV-18 ja need kaks tüve põhjustavad kokku umbes 70% vähist. Aga lisaks emakakaelavähile põhjustab HPV ka tupevähki, lahklihavähki, pärakuvähki, suu- ja neeluvähki ja ka peenisevähki. HPV-ga nakatumine toimub sugulisel teel ja nahk-naha kontakti kaudu. Mis on oluline, on, et pea 80% inimestest puutub tegelikult oma elu jooksul HPV-ga kokku ja nakatub. Samas enamasti see HPV nakkus möödub ise. Keha immuunsüsteem saab aru, et see on viirus ja hävitab selle. Kui nüüd naine nakatub kõrge riski HPV tüvega ja see nakkus jääb püsima pikalt, 2 aastat ja kauem, siis võib viirus hakata tekitama kahjustusi emakakaelarakkudes ja tekivad rakumuutused. Nüüd selliseid emakakaelal tekkivaid rakumuutuseid nimetatakse emakakaela dysplaasiaks ehk emakakaela vähieelseks seisundiks. Ja need muutused võivad olla kerged, mõõdukad või rasked. Ka sellised rakumuutused tegelikult võivad iseeneslikult paraneda ja mööduda. See protsess võtab aega, mitmed kuud, mõnikord mitu aastat, aga iseeneslik paranemine on võimalik. Väiksel osal naistest need muutused jäävad püsima ja võivad siis aeglaselt aja jooksul süveneda ja lõpuks kujuneb emakakaelavähk. See protsess on üldiselt aeglane ja vähi kujunemiseks kulub aastaid. HPV nakkusest kuni emakakaelavähi tekkeni võib kuluda 10 kuni 25 aastat. Mis teeb emakakaelavähi diagnoosimise keeruliseks, on see, et enamasti puuduvad vähil varases staadiumis sümptomid ja kaebused ja naine tunneb ennast väga hästi. Kui kasvaja areneb ja kasvab, siis võivad tekkida veritsused tupest väljaspool menstruatsiooni, võivad tekkida ka vahekorra järgselt veritsused. Mõnel naisel tekib suurenenud voolus, mis võib olla ka halvalõhnaline, aga selline voolus on enamasti mõne muu põletiku näitaja. Kui nüüd on tegemist juba kaugele arenenud vähiga, siis võib tekkida ka vaagna piirkonna valu või survetunne vaagnas või võib näha verd uriinis või väljaheites. Mis tõstavad riski, et HPV nakkus jääb püsima ja emakakaelavähk saab tekkida? Suitsetamine on hästi suur riskifaktor. Samamoodi rohke seksuaalpartnerite arv, see tõenäosus, et naine nakatub mitme erineva HPV-ga on siis suurem. Varajane suguelu algus tõstab emakakaelavähi riski, perekondlik taust tõstab riski, samamoodi immuunpuudulikkus ja langenud immuunsus. Ja immuunpuudulikkuse all kõige sagedamini tuleb meile meelde HIV-tõbi, et kui naine on nakatunud kaasuvalt ka HIV-viirusega, aga immuunsust võivad mõjutada ka väga paljud teised haigused ja ravimid. Et naised, kes saavad mõne kaasuva haiguse tõttu bioloogilist ravi, ka nende risk on tõusnud.
Positiivne on see, et emakakaelavähki on võimalik väga edukalt ennetada ja see ennetus seisab 3 samba peal. Esimene on vaktsineerimine, siis on sõeluuring ja siis on vähieelsete seisundite õigeaegne ravi. Kui me sõeluuringust alustame, siis Eestis korrapärase sõeluuringuga alustati 2006. aastal ja alates 2021 on meil sõeluuring HPV põhine. Seejuures on äärmiselt oluline, et sõeluuring on tasuta ka nendele naistele, kellel ei ole ravikindlustust. Ja sõeluuringu raames naised vanuses 30–65 kutsutakse iga 5 aasta tagant uuringule ja võetakse siis emakakaela pealt HPV analüüs. Sellest aastast on kõikidel naistel võimalik ka valida kodutest ja teha test ise. Kui nüüd kas kodutest või siis ämmaemanda poolt võetud HPV analüüs on negatiivne ehk seda HPV viirust ei ole, siis järgmine uuring toimub 5 aasta pärast. Kui nüüd see HPV on positiivne, siis on vaja teha järgmiseks emakakaela rakutest ehk PAP-test. Kui nüüd naine sõeluuringul käis ämmaemanda juures, siis see test tehakse sellest samast analüüsitopsikust. Kui naine tegi kodutesti, siis ta nüüd selleks rakutestiks peab tulema kindlasti ämmaemanda või arsti visiidile. Ja nüüd, kui meil on olemas selle HPV-testi ja PAP-testi vastused, siis me saame koostada edasise plaani. Mõni naine jääb jälgimisele ja analüüsid tuleb korrata aasta pärast. Aga mõni naine vajab kohe lisauuringuid ja see esimene lisauuring on kolposkoopia. See on selline uuring, kus me emakakaela vaatame läbi mikroskoobi ja vajadusel saame võtta ka koeproove ehk väikseid koetükke, et vaadata täpsemalt, millised need emakakaelarakud on. Kui me nüüd leiame emakakaelal muutused, siis me vastavalt nende muutuste ulatusele koostame raviplaani. Ja siit jälle, mõned naised jäävad jälgimisele ja on üsna tõenäoline, et need muutused taanduvad ise ja me kutsume naise tagasi järgmisteks testideks näiteks 6 kuu pärast. Aga teine osa naisi vajab kohe ravi ja vähieelse seisundi ravi on kirurgiline. Tehakse selline protseduur, mille nimi on emakakaela konisatsioon ehk me lõikame emakakaela küljest selle kahjustunud ala ära. Kui sõeluuring haarab naisi vanuses 30–65, siis ka alla 30-aastased naised vajavad kindlasti jälgimist ja nende emakakaela jälgitakse PAP-testiga. Esimese PAP-testi me võtame 25-aastaselt ja edasi 3 aasta tagant. Kui nüüd on naine, kellel on teada kaasas kaasuv immuunpuudulikkus, siis need naised vajavad jälgimist tihemini ja nendele naistele siis naistearst annab eraldi plaani ja räägib, kui sageli peab tema käima vastuvõtul. Vaktsineerimine on teine sammas. HPV on viirus, mille vastu on olemas vaktsiin. Ja Eestis me kasutame vaktsiini, mis annab kaitse 9 HPV tüübi suhtes. Ja need vaktsiinis olevad tüübid põhjustavad üle 90% emakakaelavähist. Kõige tõhusam on siis, kui see vaktsiin tehakse enne, kui naine üldse suguelu on alustanud, aga ta on tegelikult äärmiselt tõhus ka hiljem ja see tõhusus on tõestatud kuni 45-aastastel naistel. Eestis praegu on HPV vaktsiin immuniseerimiskavas ja tüdrukutele ja poistele vanuses 12–18 pakutakse seda tasuta. Kokkuvõtteks, emakakaelavähk on väga tõsine haigus, aga pea täies ulatuses ennetatav. Ja selleks, et me emakakaelavähki saaks ennetada, on esiteks vaja HPV vastast vaktsineerimist, mis aitab vältida nakkuse saamist ja eesmärk on, et 90% naisi on vaktsineeritud. Teine oluline punkt on sõeluuring ja sõeluuringul osalemine, et me leiaksime võimalikud muutused vara ja eesmärk on, et sõeluuringul osaleks üle 70% naisi.
Ja kolmandaks peavad olema need vähieelsed seisundid jälgitud ja ravitud. Mis on hästi oluline, et ka sõeluuringu väliselt naistearsti juures regulaarselt käia tuleb ja naistearst jälle igale naisele annab individuaalse plaani, et kas see külastus on aasta, 2 või 3 tagant. Ja teistpidi, kui te olete ka arsti juures käinud või sõeluuringul osalenud, aga teil tekivad mingid uued ootamatud sümptomid ja kaebused, mis ei möödu, siis igal juhul tuleb alati pöörduda uuesti vastuvõtule. Lisalugemiseks on Ida-Tallinna Keskhaigla kodulehel olemas ka järgmised patsiendi infomaterjalid, on PAP-uuringu ja HPV uuringu kohta, on HPV-vastase vaktsineerimise kohta materjal ja on emakakaeladüsplaasia kohta materjal. Aitäh!